Mulle endale väga meeldib see lugu, sest ikka ja jälle tuleb elus selliseid olukordi, kus tunned ja saad aru, et iga sõna on tegelikult nii väärtuslik, iga väikegi sõna, mida me ütleme, kui me suhtleme inimesega, kes on meie vastas sel hetkel, kui tähtis see on. Aga teate, seda lugu ma arvan, te ei tea, see on väga värske lugu, see on väga uus lugu. Üks muinasjutt tuli mulle meelde ja see räägib sellest, kuidas üks helge rahvas oma sõnu kaotas. Teate seda lugu? Ma arvan ka ei tea, see on väga uus lugu. Ja üks lihtsalt selline lihtne väike muinaslookene. Ja selles loos aitab mul seda rääkida selline tore sõber, kelle nimi on Karimba, eks Aafrika pill, mis on ka kõige väiksem klaver, et te vist olete näinud, sest see pill kuulub ka sõrmklaaverite perekonda. Nii on siis muinaslookene sellest, kuidas üks helge rahvas sõnu kaotas. Ühes kuningriigis, ühes helges riigis elasid inimesed ja nad olid ilusad, tugevad ja truud. Ja neid kutsuti helgeks rahvaks. Nad olid õnnelikud ega teadnud, mida tähendab häda. Ja veel oli neil selline imeline omadus. See neist, kes heitluses tapeti, juba hetke pärast ärkas jälle illu veelgi tugevama ja ilusamana. Nende vaenlased olid sellest teadlikud ja juba kaua aega ei raatsinud keegi seda võitmatut ja rahulikku rahvast rünnata. Kuid kusagilt ilmus üks kuningas, üks kurikaval kuningas, kelle nimi oli Räpajut. Ja kuningas Räpajut võttis eesmärgiks helge rahvas orjastada. Ta otsustas saada nende surematuse ja väe saladusele jälile. Ja selle jaoks kutsus ta kõik oma selgeltnägijad ja maagid ja lubas neile suure autasu sellele, kes leiutab kõige lihtsama viisi helge rahva alistamiseks. Ja ilmuski üks vana sorts, kes ütles, et tema teab helge rahva saladust ja tema rääkis sellest kuningale. See rahvas on võitmatu, ütles sorts. Aga nemad saavad ise ennast hävitada. Tea, et nendel inimestel on selge ja täpne keel. Ja iga nende sõna on kõva kui räni. Sellepärast on nad võitmatud. Nende pered nii tugevad ja nemad ise nii truud. Ja nii kaua, kui nad ei saa teada, mida tähendab häda, ei saa sa neid alistada. Aga häda tuleb nende juurde siis, kui nemad unustavad vaid 6 sõna, 6 väesõna oma keelest. Ja need sõnad on headus, kurjus, hästi, pahasti, võib ja ei tohi. Ja kui nemad unustavad need sõnad, siis tulebki häda nende juurde ja sina saad neid alistada. Ja kuningas Räpajut küsis, aga kuidas seda teha? Kuidas panna neid sõnad unustama? Ja vana sorts jätkas. Nemad peavad olema nõus sinult toitu võtma. Järgmine kord, kui tabab neid ikaldus või põud, ütle neile, et sina saad neid toiduga varustada.
Ja iga kord, kui keegi neist tuleb sinu käest süüa saama, ütle talle, et tema peab unustama vaid 2 või 3 sõna oma keelest, neid väesõnu. Aga selleks, et nemast ei saaks oma vandest üle astuda, ütle neile, et nad ajaksid need sõnad oma keeles segamini ning iga kord enne söömist las kordavad nagu loitsu, kur headus, taha hästi ja ei võib tohib. Ja siis näed, mis juhtuma hakkab. Ja juhtuski kõik nagu see vana sorts rääkis. Kui helge rahvas hakkas oma väetsõnad unustama, ei olnud nad enam nii võitmatud. Nad unustasid varsti oma keele, nende pered lagunesid, nad ei olnud enam nii truud. Ja pärast nad unustasid, mida tähendab häbi, au, ausameelsus, armastus, tänulikkus, südametunnistus. Ja pärast nad laskusid käpakile, hakkasid mörgama ja hakkasid aina rohkem loomi meenutama. Elasid vaid pungidest. Ja nii tuligi lõpp sellele helgele kuningriigile ja sellele helgele rahvale. Kas te arvate, et see ongi loo lõpp? Ei ole. Kuulsin ma kusagilt. Sellepärast, et kurikaval kuningas Räpajut unustas sellest, et on olemas ju jutuestjad, kellel on kõik need väesõnad ilusti iidsetes lugudes alles. Ja tulidki jutuestjad ja hakkasidki inimestele vanu lugusid rääkima. Ja kui helge rahvas neid lugusid jälle kuulis ja kuulis need sõnad, hakkas talle kõik meelde tulema. Ja pärast nad tõusid püsti, sirvutasid selgi, lõpetasid mörgamise ja nende juurde tuli nende selge ja täpne keel. Ainult, et nad ei olnud enam surematud. Ja saladuskatte ajal ütlen teile, et tegelikult meie olemegi see helge rahvas, eks ole? Nii et hoidke oma keelt ja sõnu puhaste ja täpsetena ning oma hinge ka. Aitäh! Ja siin oli juttu, et keegi sai teada sellest, et Poliina mängib 2 flööti korraga ja mul tuli aina rohkem palveid selle kohta, et kas saaksid palun seda veel kord näidata. Nii et siin tuleb üks lugu. Kaelflöödi, mida ma ise mängin väga harva. Et kes mind teavad, siis ma teen seda väga harva, aga teie jaoks, kuna tõesti nimitud inimest kirjutasid mulle ja küsisid, kuidas ma seda teen. Selle pilli nimi on aulos, ehk siis topeltflööt. Seda mängiti Kreekas enamasti.